tere jälle siit meriforelli püügilainelt. Alustan nüüd 10. meriforelli püügikorda. Et nüüd, kes satub mu videotele esimest korda, siis eelmisel sügisel alustasin ma vlogi pidamist igast meriforelli püügipäevast seni, kuni taban mõõdus meriforelli. Ja see on nüüd siis põhimõtteliselt 3. hooaeg mul nullitada. Eelmine sügis vist ühel päeval olid võtud. Kevadel mõned korrad, mis ei käidud, nullitasin ja nüüd sügisel, see sügis on see nüüd 3. püügipäev ja vlogi pidamises siis üldse 10. kord. Kui võtta nüüd aastate lõikes oma statistika kokku, siis minu puhul võiks öelda, et see suhe võikski olla 1:10, kus 9 korda siis käid tühja ja 10. korral võiks midagi juba toimuda. Täna alustan püüki lõunast, suht vara läheb pimedaks. Ega midagi, tuleb hakata nüüd kõvasti jälle merd piitsutama. Puhtalt püügiaega vast 4 tundi kuskil ja siis on juba väljas pime ka. Ega midagi, asume siis püüdma. Tuleb 10. püügikorra päeva esimene vise. Algselt oli mul plaan minna teise kohta, aga kuna pühapäevane päev, siis peab alati arvestama, et püügikohad võivad olla hõivatud. Ja kuna see püügikoht jäi mul tee peale, vaatasin, et kedagi ees ei ole ja mõtlesin, alustan siis siit. Tavaliselt, kui ma vette ronin, siis mul on kombeks ühe koha peale jääda kauaks passima. Mõtlesin, et muudan natuke seekord taktikat, loobin lihtsalt nagu poolkaare läbi. Kui kala ennast ei näita, veest välja ja võtan uue koha sisse. Et tihti ongi nii, et ma tulen lihtsalt ja mul jääb planeeritust vähem kohti püüdmata. Võib-olla ma lihtsalt raiskan aega liiga palju ühe koha peal. Ehk siis umbes 10 viset, ütleme. Hea küll, ronime välja ära ja võtan siis uue koha. Oletame siis, et kui kala on kohal, siis näitab ta ennast kohe ära. Ja kui midagi ei toimu, nagu praegu, siis edasi ja uuesti vette uues kohas. Algul kaldalt ka kohe paar viset ette ära. Äkki on kala kohe kaldas, madalas olemas. Jällegi umbes 10 viset tehtud. Kala ei näidanud, vahetan kohta ja võtan siis 3. positsioonile. Praktika on näidanud, et ma võin ka 2 tundi liguneda. ja ei pruugi ikka võttu saada. Et siis
katsun täna jah ise kala otsida rohkem. Nüüd on kala taga. Nüüd on võtt. See on kala, see võib olla mõõdus. Aga ei tea veel. Siputused on päris tugevad. Aga see ei pruugi mõõdukala olla. Võib-olla on. Ma ei usu, et see mõõdus on. Ma viin ta kaldale, teen kiire mõõtmise igaks juhuks. Ja siis lasen ta tagasi. Ei usu jah, pakun 45. $47. No mine. Ujub ära ilusti. Yes. Käsi on kalane. Oma eesmärki ma veel ei täitnud. Katsume edasi. Aga selles suhtes oli mul jälle õigus. Arvestades statistikat, siis 9 korda võid nulli käia, 10. korral peaks juba midagi toimuma. Kuigi mul veel ühes videos vist on veel võtta peal. Äkki on mõni suurem kala ka kohal. Kahtlus oli, et kogu aeg tegelikult, et ta ei andnud mõõtu välja, sest ta tuli suhteliselt kergelt. Tuli kogu aeg järgi. Erilisi sööstega midagi ta teha ei jõudnud. Ja veel olemas kala. Uus võtt.
Võib-olla isegi on see juba suurem. Võib-olla on samasugune. Ei, tal ikka ei ole väga tugevaid sööste. Pigem jälle alamõõduline. Kui mitte see sama kala. Ei ole, pisut väiksem. Isegi pisut väiksem. See on väiksem, jah. Võib-olla selline 30. Kolmik on korralikult suus. Tuli lahti. Head aega. No kui nii edasi on, et äkki täna tuleb ikkagi ära. See kala tuli samast august. Võib-olla selline parv seal all. Anname tuld veel sinna. Olen nüüd hulga viskeid veel teinud siin ja rohkem ei ole kala võtnud, aga nüüd ma ei saa minema siit nende 2 kala pärast. Okei, ma teen veel siin kuskil 10 viset ja kui ei võta rohkem, siis jällegi edasi uue koha peale. Sai nüüd hulga aega ära kulutatud siin ja kaks alamõõdulist merikat käis otsas. Võtan sisse 4. koha ja otsime suuremaid kalu väheke. Kerget peenikest vihma tuleb ka alla. Tundub siuke kalavõtu ilm olevat. Võtan sisse juba 5. koha ja teengi selliste 100-meetriste lõikudena. Kõnnin sisse välja umbes 100 meetrit edasi ja uuesti sisse. Nüüd takerdus kivi taha. Saame kätte sealt, loodan veel, et ei lähe nii sügavaks. Ja siin juba tundub, et läheb varsti rinnuni ära. Okei, võib-olla. Opa. Jah. Kui ma nii sügavale ronisin juba, siis vaatame. Äkki on kala rannastit kaugemal. Ei tulnud ka siit august midagi. Teen jälle koha vahetuse. Et lähen aga edasi. Võtan veel 2 kohta sisse. Siin seda enne nukki vahepeal ja siis seal nukki otsas. Teen kähku mõned visked nende kohtade peal ja jõuan ehk teise kohta ka sõita veel täna.
spetsialist. Oma 500–600 meetrit merelõiku mereserva olen juba läbi püüdnud ja kell on nüüd juba 1:30. Ma alustasin kell 11:30 kuskil ehk 2 tundi ja siis selle aja jooksul nägin ära 2 alamõõdulist merikat. Jah, ei toimu rohkem midagi siin hetkel ja kui nii võtta, siis tavaliselt ongi mingid üksikud võtud, kui üldse, ja mingit erilist action päeva ei ole kunagi olnud, et nüüd hakkab tulema ja muudkui lased tagasi ja saad veel mingi suure kätte. Et isegi siukse pika päeva peale jäävad need võtud üksikuteks. Ütleme siis jah, et 10 korral 2 midagi toimub ja on juba hästi. Kell hakkab saama nüüd 3 ja 3,5 tundi. Pikalt püütud pikemat rannikuäärt ning rohkem tulemust ei ole. Jõudu! Ei saanud. Päeva ma lõunas tulin, siis 2 tükki siit sain. Okei. Ei olnud enam-vähem samasugune. Seal nuka peal oli lainet. Aga siit oli üks 47 ja siit poolt kuuri. Okay. Ja teist ma ei hakanud mõõtma, see oli mingi 30 vist. Taga ei olnud midagi nurgas seal? Ei toimunud jah, päris pikalt seal. Proovisin. Ma arvan, et mingi 3 tundi tegin seda serva siit. Selle jah. Meil on siin oda küll. Okei. Meil on praegu ka mingi 2 meestest. Väike jah, meil on ka, palju meil on nüüd? 8-9. Kontakti või? Kalab kätte jah. Kotikala ei ole? Kutsikud, mitte ühte, kõik. 45, 46, nii palju nabindus. Ja terve päeva peale siis? Jah. Hommikust alates või? Hommikul no, meil on 3. koht nüüd. Okay. Koha peal on kala peal. No, abiks ikka. Sellest suhtes heaga. Jah. Varsti pime ka ja. Aga noh, mine tea. Ma ei tea, ma korra vaatasin, võib olla sinna idakaldale, aga et äkki tunnike veel jõuab. No samas seal on tuul peal, aga eile oli seal tuule vaikne. Eks siis vaata. Kuule aga okei. Edu teile. Sulle ka. Lõpetasin oma Ameerika püügi 10. püügikorra täna ära ja ütleme siis, et hakkas nagu vaikselt juba lubama. 2 alamõõdulist forelli nägin siiski ära. Hooaeg on veel see sügis minna ja näis, kas jõuan mõõdukalani juba sel hooajal. Aga mis seal ikka, näeme siis järgmises.